Eesti arhitektuuripreemiad on üritus, kus Eesti arhitektuurivaldkonna erialaliidud ja Kultuurkapital ühiselt premeerivad siis möödunud aasta parimaid saavutusi, parimaid ehitisi, objekte ja muid ettevõtmisi. Loodetavalt teenib ta ka seda üllast eesmärki, et aitab arendada, parandada, õpetada meie üldsust, et nad hakkavad nagu võib-olla tähelepanelikumalt jälgima just neid, kes on preemia saanud, nominente, vaatama, mis on siis see pluss või eriline, mille poolest on üht või teist objekti esile tõstetud ja tegelikult see, et meie ruumiharidus paraneks, see on nagu arhitektide üllas soov. Ma arvan, et Eesti arhitektid teevad täiesti head tööd ja Eesti arhitektuur on kenas seisus ja see kvaliteetse ja läbimõeldud ruumi vajadus on ühiskonnas järjest rohkem teadvustatud. Kui me kogu žüriiga siia sisse ruumis tuleme, siis me kõik lihtsalt nagu pahvatasime, et kui võimas ikkagi see ajalooline masinasaal on, mis nüüd on nii-öelda välja puhastatud. Kui mõelda, et kui ammu see on sellisel kujul nagu ehitatud, et kui peenelt ja elegantselt on antud nendele tööstushoonetele ka sammastele oma vorm ja liikumine, et see on nagu hämmastav ja see on nagu väga oskuslikult nagu restaureeritud nüüd, ja ka paljudel seintepindadel on ka näidatud seda ennisaegset sellist töökultuuri, et ega need ei olnud ju planeeritud eksponeerimiseks nagu tänapäeval. Võib-olla huvitav on mõelda, et kui see maja projekteeriti või ehitati, siis algselt oli see seestpoolt kõik krohvitud ja värvitud. Arhitektid olid ju samad, mis Õnne paleel või Draamateatril. Aga kuna see krohv oli nii halvas seisukorras ja enamus sellest oli nagunii juba maas, siis me otsustasime krohvi maha võtta ja jätta seinad paljaks. Aga see ei ole tegelikult autentne. Et tänapäeval tundub, et eksponeeritud tellis ja paekivi seinad, et see on nagu ehe tööstushoone, aga ta ei ole tegelikult kunagi selline olnud. Pigem võiks ette kujutada, milline oleks Draamateater, kui sealt võtta krohv seintest maha. Et sama tegime me siin. Siit võib-olla on huvitav asi, et see vana hoone ei ole ju sirge ega täisnurkne. Et ta tundub, et ta on kandiline, aga tegelikult kõik need kaared on omavahel natukene viltu ja see maja on tegelikult rombikujuline. Aga arvutis joonistades kõik joonistatakse ju otse, et selles mõttes see on nagu vanade majade puhul ikka, tuleb nagu koha peal sageli palju lahendusi leida. Et tegelikult kõik need torud algselt pandi arvuti järgi ja nad tundusid siin, et on täiesti viltu. Tegelikult torud olid otse, aga maja oli viltu. Mulle tundub, et selline vana hoonesse sekkumine uuema mõtetega ja see kasutusviisi muuta. See võib-olla ei ole trend, aga see on mingisugune praegune mõtteviis, et mitte hoone lammutada, vaid nagu seda vana hoone kehandiga tegeleda ja siis, et nii-öelda hoone kasutuse võtta uues võtmes.
kui ruumis olla ja vaadata ringi, siis on väga selgelt aru saada, et mis on uus, mis on vana, et kõik ka need trepikonstruktsioonid, kõik need detailid, kas või mööblijalad, et need on nagu eristatavad, et see on uus, see on vana. Kui me läheme kas või alla sinna sammaskäikude vahel, kus on püramiidid, need tugisambad, et siis me saame aru, et see on nagu see vana keskkond. Need postid on tegelikult hoone vundamendi postid, nende peal olid alastik ja siia toetus esimese korruse põrand, mis oli umbes nii kõrge, et selleks, et seda esimest korrust kasutada, pidime me siis osaliselt seda põrandat lammutama, aga nendest postidest me ei raatsinud loobuda, et need me tõime pärast siis algsesse asukohta tagasi. Ja huvitav on, et need toetusid enne otse liivakivist liivakivile, et siin rohkem vundamenti polnudki. Eks see on arhitektil ikkagi oma selline eetikatunnetus, et kui palju ta võib minna olemasoleva väärika hoone või ruumi kallale ja kui palju ta peab oma seda emotsiooni seal tagasi hoidma ja jääma ikkagi või väärtustama seda olemasolevat pinda. Muinsuskaitse eritingimustes oli kaks sellist olulist ruumi kvaliteeti, mida pidi säilitama. Üks oli see masinasaali pikk vaade ehk siis piki hoonete vaade ja teine oli siis, et kusagil mõnes lõigus peaks olema ka laiupidi vaade ja siis meie lisasime sellele veel ka kõrguses, et see saal ei ole algselt kunagi nii kõrge olnud, kuna meil on siis eksponeeritud ka see kunagine siis kelder või maa-alune osa. Me püüdsime pakkuda sellise lahendus, et pakkida 3 korrust endisele ühekorruselisele ruumile, et nagu see keskimise osa on jäetud nagu suureks avuseks ja servas on nagu eri tasanditel paigutatud bürooruumid. Minu arust valgustid oli väga õnnestunud need ümmargused. Isavad minimaalsed, aga helistab ennast ülejäänud testab nagu sellist geomeetriast. Jah, see on nagu sellised nagu mitte midagi, aga samas on midagi, annavad niisuguse nagu midagi. Kindlasti on arhitektil või sisearhitektil, kui ta nii suurt aatriumit näeb, kihk midagi suursugust riputada või valguslahendust teha, et ega väga raske on ka siin valgustada sellist kõrget ja suurt ruumi, aga väga leidlikult on siia riputatud sellised sõõrjad valgustid, mis nagu mõneti nagu paistavad läbi ja samas on ikkagi mõjuvad nagu sellise suure, lihtsa ja selge vormiga, nagu kogu see büroomaastik on üles ehitatud. Mina arvan, et kui arhitekt või sisearhitekt midagi loob, siis ta väga palju ei pea mõtlema sellele, et mida 20 aasta pärast võidakse sellest arvata. Et pigem peaks olema ikkagi praeguses hetkes ja nägema ette seda, mida praegu inimesed vajavad. Et võib-olla siis 20 aasta pärast tekibki selline äratundmine, et mida tol ajal inimesed siis hindasid. Kullale erimaja on muinsuskaitsealune objekt ja see maja ise on ehitatud 1902. aastal, aga tegemist on siis arhitektuuri mõttes historitsistliku hoonega, punasest tellisest, näeb välja niisugune armsakene ja tõenäoliselt on tegu ikkagi mingisuguse tüüpprojektiga 20. sajandi päris algusest. Mind esimest korda toodi siia kusagil novembris. Oli külm rõske, põrandad olid väga halvas seisus ja lagi oli ikkagi osaliselt sisse kukkunud, osa akned oli eest ära ja see kõik jättis ikkagi võrdlemisi raske sisetunde ja peale seda siis vallavanem viis mind lõunale ühte siinsesse söögikohta
mille kontingent, kes seal söömas käis, siis oli väga elav läbilõige siinsest elanikkonnast. Ja kui seda kirjut pilti nendest inimestest nägid, siis oli väga selge, et ühtegi nagu valdavalt valget pinda siia hoonesse ei tule. Mulle kohe alguses öeldi, et see peab olema vallainimeste kodu, nii-öelda nende elutoa pikendus, et raamatukogu on vallainimeste raamatukogu, siin käiaksegi olemas, tiksumas, sõbraga rääkimas, kohvi joomas. Siin köögis tõepoolest inimesed teevadki leiba, lapsed jooksevad mööda koridore, et see hoone peabki mõjuma nii nagu kodu. Ja nagu ma olen seda hilisemat elu näinud, et siis inimesed ongi siin nagu kodus. Ja minu jaoks on see üks suurimaid õnnestumisi. Lähenetud on väga sümpaatselt ja tabatud ära siis neid historitsistliku trendi põhiomadusi, mis on mänglevus, stiilide segamine, siis teatud isegi huumor või iroonia, sest väga palju on kasutatud tapeedimustrid on vaimukad, no näiteks on seal flamingod ja seal on veel teisi loome või siis on niisuguseid suure lillemustriga küllalt ootamatuid lahendusi. Teiseks on historisismil omane ka teatud kuhjatus, kus on palju esemeid. Mulle endale algusest peale tegelikult meeldisid need vaated. Et kui hoonel on uksed lahti ja siin on tegelikult hästi tihti on kõikidel kabinettidel uksed lahti. Et siis sa oled kuskil ja näed tükikest kõigest. Ja tegelikult mind selle majaga seob kuidagi üks teine mõte, et mu enda tädi elab siin lähistel väga sarnase käekirjaga ehitatud majas ja minu lapsepõlve suved möödusid selles majas. Ja mõned mõtted, mis siin majas on tegelikult nüüd, on pärit hoopis sellest majast. Siin köögis me näeme näiteks seda lambriid, mis ma nii-öelda tädi majast kaasa võtsin, et ta on enam-vähem ka sellises tonaalsuses, mis minule on lapsepõlvest meelde jäänud. Osaliselt tegelikult see projekt ikkagi on olnud ka hea karma projekt. Et mina, kes ma olen nii palju oma lapsepõlvest võtnud sellest piirkonnast, nüüd sain justkui midagi tagasi anda. Ikkagi selline ragiseb ja nagu vanaloonel kunagi. Minule endale meeldib vanu hooneid teha, et siin kõik need lood, mis siin lõpuks välja tulevad siin hoones, et sa leiadki aknalaua pealt, keegi on aastal 1904 kirjutanud, et Toomas oli siin või siis keegi tuleb ehituse käigus ukse vahelt sisse ja jutustab oma loo, et kuidas tema siin koolis käis. Et see alati on väga tore. Kindlasti tuleks sellel juures kiita tellijad, sest et Eestis ei ole väga tavaline see, et vallavalitsus võtab kätte ja renoveerib vana maja. Millegipärast praegu tahavad kõik ikka uut maja ehitada, mida siis ehitatakse kusagile põllu peale ja jäetakse need vanad hooned, mis on lõppude lõpuks meie ajaloopärand, meie kultuuripärand, jäetakse hooletusse. Et selles mõttes on tehtud ka vallavalitsuse poolt üks niisugune hea tegu, mitte ainult siis selle vallavalitsuse enda mõttes, vaid ikkagi palju laiemalt ja kindlasti eeskuju väärivalt. Kui me žüriiga algul vaatasime sellest
objektist fotosid, siis oli nii mõnelgi oli selline õlakehitustunne, et on järjekordne eramu kuskil. Aga kohale minnes ja juba kaugelt nähes Männimetsa vahel sellist hoonete kompleksi, et see nagu avaldas koheselt nagu muljet. Sinna hoonesse sisse või vahele minnes tekkis kohe selline selge tunne, et see on õige asi, see on ehe asi oma lihtsuse, oma puhtuse ja oma vormikeele poolel. Ruumilahendus oli arhitekti poolt põhimõtteliselt paika pandud ja siis mina natukene kohendasin, ütleme, niisugused miniatuursed kohendused, et mõnede uste muutus või ruumide suuruse proportsioonid. Materjali kasutuses tegelikult oli soov, et oleks kõik naturaalsed materjalid. Kuna väljas on palju betooni, siis ütleme, et betoon oli, ütleme, et see oli kliendi poolt küll antud, et ta tahtis kindlasti siseviimistluses näha ka betooni. Mis selle hoone eriliseks meie jaoks tegi, oligi just see meie jaoks võib-olla niisugune uus minimalism, et meil on nagu kõik ehe. Et tänapäeva minimalismi all me mõtleme kindlasti, kui on nagu puhtad vormid ja on valged ja on sellised monokroomsed, aga seal oli minu jaoks nagu mindud nagu üks samm edasi või tagasi, et see ka materjal oli puhas ja minimalistlik. Mina oma käekirjas üldse tegelikult mulle meeldib, et see taust on head materjalid ja pigem nagu toetab seda sisustust, et siis selle sisustusega annad sa selle sooja ja hubasuse ja selle näo, mida klient tegelikult tahab. Mulle endale tundub see klassikaline pikk koridor ja kus on näha sellised ukseavad, et igav. Et võiks ka siis, et pühendume palju erinevate ruumi sisustamisele, et see koridor võiks ka siis olla põnev. Et mina olen leidnud, et kasutada siis materjali, väga hea materjal kasutada puitu ja siis peita lihtsalt uksed sinna sisse ära. Nad on ilma klassikalise lengita, peithingedega ja siis ei ole allistu ega üleval, et käivad lihtsalt täitsa vabalt. Betoon lae ja põranda vahet. Perenaisel ja peremehel olid natukene erinevad soovid stiililt. Siis saunamajas võib-olla jäi siis peremehe stiil rohkem mõjule. Et siin on natukene püütud sellist alpi modernset stiili, et mis tuleb küll rohkem välja, et siin on kasutatud seda vana puitu. Et seda me oleme kasutanud nii mööblis kui siis leiliruumis. Ja mis siis harmoneerub natukene, et peamajas siis on betoonis näha seda lauamustrit. Mina arvan, et sisekujundus tegelikult peab olema omaniku nägu, et peabki peegeldama seda perekonda, nende hobisid, tegevust. Et see on väga personaalne. See on väga selgelt on aru saada tellija iseloomu, kui sa lähed sinna kas eramusse või lähed kellegi kontorisse, sa saad väga selgelt aru omaniku käekirja, ellusuhtumise, elukvaliteedi ja tõekspidamised. Et just sellisel kujul, nagu see tänane valik meil siin tehtud oli, et julge nagu elada ise, et ei pea alati vaatama neid klantsajakirju ja et kõik ei pea olema läikiv ja poleeritud, vaid et sa julged elada ise oma kvaliteediga ja et sa saaksid ise endale selle kvaliteedimärgi või suuna rajada.
on olemas ka Vello Asi nimeline tudengite preemia, mida see aasta välja antakse ja see oleks ka nagu hea motivatsiooniks õppivale tudengile, et teda märgatakse, teda suunatakse ja annab ka väikseid vihjeid, et ta on õigel teel. Peale gümnaasiumit ma käisin 1 aasta Tartu Ülikoolis ning seal olles ma saingi aru, et ma tegelikult tahaksin tegeleda millegi loomingulisega. Ja tihtipeale oligi see, et klassis või loengus hakkas kuidagi käsi midagi tegema või joonistama, mingeid asju voltima. Et sellest ma saingi pigem inspiratsiooni siia tulla. Mind võlub sisearhitektuuri erialas rohkem see, et mul on võimalus võib-olla käia niisuguse avara pilguga ringi ning saada inspiratsiooni nii nendest kõikidest interjööridest, mis meid ümbritseb, nii loodusest, materjalidest, tekstuuridest ja seda siis jällegi oma töös rakendada. See on üks osa meie RMK projektist, mille me lõpuks tegime grupitööna. Meie lõppeesmärgiks oli luua inimestele keskkond, kus nad saavad mõnusasti oma õhtut või päeva viita ja kus neil on ka mugav tegelikult süüa teha ja jalga puhata peale pikka rännakut. Kui me alguses plaanisime võib-olla, et kui katsetada mingisuguseid tugevaid elemente seal, et kuhu diagonaale viia või et kuidas ta jäigana püsiks, siis kippus ära kaduma see lihtsuse joon seal. Et võib-olla oligi selle leidmine kõige raskem. Hetkel, kui ma ise tahaksin liikuda, on pigem lihtsus, aga kindlasti koolitööde puhul ma tunnen seda, et meile on antud see vabadus täiesti üle võlli keerata mõned asjad. Ja ma tunnen, et see aitab hetkel väga palju kaasa mu isiklikule arengule. Ma arvan, et kõikide tudengite puhul on see niisugune entusiasm või aktiivsus või tahe tegelikult teha seda oma valitud eriala. Ja peab olema muidugi väga avatud, et mitte ennast nagu kapseldama mingisse ühte ideesse, vaid tõepoolest laskma ennast lõdvaks ja võtma kõik vastu ja küsima juurde, mis on väga oluline. Et mitte ainult leppima isegi sellega, mida sulle antakse, vaid alati küsima juurde. Žürii otsustas väga üksmeelselt Maarja Tüüri magistritööd, mis räägib elurikkusest, premeerida. Ja töö pealkiri on Putukate linn, elurikkuse suurendamine linnakeskkonnas Kopli kaubajaama näitel. Aga mis on sellisest tavalisest planeeringust erinev, on see, et inimese kõrval on fookusse toodud üks teine elusolendite rühm ehk nimelt putukad, et üritada planeerida nii, et elukeskkond oleks peale inimese tagatud ka teistele liikidele. Kopli kaubajaamas on väga oluline just see, et tema asukoht on nii intrigeeriv, ühest küljest on ta väga lähedal linnasüdamele, teisest küljest on seal nendes osades, mis on olnud pikemat aega maha jäetud, hakanud välja kujunema väga elujõulised kooslused ja samuti on selle ühendus ülejäänud rohealadega Tallinnas väga hea. Ükski roheala ei eksisteeri elujõuliselt üksinda, ta peab olema ühendatud rohevõrgustikuga. Seda on ta nii kaua, kuni need tühjad koridorid muudetakse maanteedeks, tänavateks. Me peaksime üritama just püüda säilitada seda, mis meil on ja seda tähele panna ja neid väärtusi alles hoida. Eesti on selles mõttes heas seisus, et meil on hetkel veel piisavalt ruumi, et seda rohelust linna tuua. Me ei ole nagu New York, mis on külg-külje kõrval hooned ja seal läheks elurikkuse linna toomine oluliselt kallimaks. Kõik ruumiga tegelevad erialad on vastutus selle ruumi eest tohutult suur, mida sa kujundad. Ja maastikuarhitektuuri roll on just selles,
et üritada leida seda tasakaalu kunstliku inimese loodud keskkonna ja looduse vahel. Et inimene on evolutsiooniliselt niimoodi välja arenenud, et ta kardab ikkagi metsikut loodust. Et terve ajaloo jooksul on kultuur tegelenud sellega, et tõmmata piire enese ja metsiku looduse vahele. On nagu piltlikult öeldes lapp lapi haaval seda maad kätte võidetud metsiku looduse käest. Ja nüüd järsku me oleme täiesti uues olukorras 20. sajandil, kus see olukord on pea peale pöördunud, kus inimene koos oma kaasnevate tegevustega on muutunud ohuks kõigile ökosüsteemidele ja kaasa arvatud iseendale. Aga elurikkuse mõju tavalisele linnaelanikule on kaudselt see, et see tagab üldse puhta vee, puhta toidu. Aga otseselt on uuritud näiteks psühholoogilist mõju. Et haljasala, kus on rohkem liike, mõjub psühholoogiliselt paremini inimestele kui ainult muru ja suurte puudega haljasala. Paljud põhimõtted, mis tooksid elurikkust linna juurde, on tegelikult väga lihtsad. Näiteks lehtede sügisel riisumata jätmine parkides, harvem niitmine, vähem regulaarselt hooldatud muru pindala ja kõige suurem takistus, mis on nende põhimõtete elluviimisel, ongi väga sageli inimeste arusaam sellest, milline peab olema ilus haljasala. Et siin ongi väga suur roll maastikuarhitektidel ka ja arhitektidel, et seda arusaama vähehaaval laiendama hakata. Et see on turvaline ja me võime lubada ka metsikut loodust enda lähiümbrusse, oma haljasaladele ka linnas. Et kõik ei pea olema vormi pügatud, roheline muru. Et tegelikult Eesti oma maastikuarhetüüp, millest eestlased võiksid palju rohkem eeskuju võtta, on meie oma poollooduslikud kooslused, puisniidud, loopealsed, et seda kasutada inspiratsioonina oma töös. Vaksali väljak ongi üks jätk protsessile, kus Eestis on hakatud väärtustama kergliiklust ja jalakäijate liiklust. Ja siis Vaksali plats on näide sellest, kuidas maastikuarhitektid, arhitektid ja antud juhul ka linnaarhitekt on suutnud ära rääkida siis selle lahenduse sobivuse, tõestada eelkõige linnavalitsuses ja võib-olla ka transpordiametites, kus on vaja niisuguseid asju, kus on vaja inimesi ümber veenda, et tähtis ei ole mitte autoliiklus, vaid tähtis on inimene. See oli põhimõtteliselt väga värskelt pärast seda, kui ma olin tööle asunud linnaarhitektina. Ja nagu ikka sa värske pilguga näed kuidagi teravamalt teatud probleemi üle linna. Ja üks nendest probleemidest tõesti oli väga teravalt näha, oli Vaksali esine, seda ei saanud väljakuks kutsuda, see oli lihtsalt üks asfaltväli. Ja see kontrast oli eriti suur, kuna Vaksali hoone oli üsna värskelt renoveeritud ja tõesti, kui seal ees on täiesti läbimõtlematu avalik ruum, siis see hakkab teravalt silma. Võib-olla selle Vaksali väljaku üks suuremaid niisugesi väljatoomist väärivaid osisseid ongi see, et linnaliiklus, autoliiklus on korraldatud just maastikuarhitektuuri võtetega. Et seda nagu inimesed võib-olla ei märkagi, et nüüd enam auto ei tuhise sealt Vaksali hoonest mööda, vaid autod on viidud natuke kaugemale, mis ongi selle liikluse maha rahustanud. Selle projekti sisu on võib-olla tegelikult selle kunagise olukorra taastamine. Ehk siis, kui oli rongide hiilgeaeg ja seda raudteehoonete väliruumi tähtsustati väga. Ja see tähendas seda, et ka Tartu Vaksali hoone esine oli tegelikult kõik jalakäijate kasutuses. Et need voorimehed ja ka need vähesed autod tõid küll need jalakäijad siia, aga see ruum oli inimlik. Et siis, kui algas auto võidukäik, siis tõmbus ka see ruum pidevalt kokku ja lõpuks jäigi järgi ainult üks pisikene kitsas triip sinna suurte sõidutee lahmakate vahele.
mida see ruum tegi, oli see, et ta muutis inimeste jaoks need teekonnad mentaalselt lihtsalt nii pikaks, et kõik tahtsidki kogu aeg autoga treppi sõita, jalgsi ei tahtnud keegi käia. Kuigi linnavalitsuse tellitud uuringus selgus, et päris paljud ikkagi tulevad ja lähevad rongile suures mahus jalgsi või ka jalgrattaga, siis üldine pilt oli selline, et seal ikkagi nagu jalakäijana oli väga-väga ebameeldiv, eriti pimedas ja eriti sügiseti ja need teekonnad tundusid ikka väga pikad. Ja kõik see haljastuse teemad, et need siis jah, on tuletatud sellest raudteeliikluse olemusest, et see, kuidas see raudtee liigub lineaarselt, väga punktuaalselt, väga nii-öelda mõõdetult, et me oleme seda arvestanud ka nende läbiliikumiste peale, et need nii-öelda liinid, kus haljastussiirud jooksevad, need on siis ristiliikumisega, et kui inimene sealt justkui läbi kõnnib, siis tal kogu aeg ruum muutub, et tal on pidevalt nagu mingi uus situatsioon. Soovisime kasutada sellist suuremõõtmelist plaati näiteks lahenduses, mis natukene tõstaks seda, teeks sellest platsist natukene lihaselisema platsi, kui ta võib-olla ruumiliselt on, et meil on üks väärikas kord tehtud vana maja, vaated sellele majale on olulised ja see plats pidi ka jääma või me soovisime, et see plats jääks samamoodi väärikaks. Mida meile algusest peale ette heideti või öeldi, et see väljak ei hakka tööle, seepärast et inimesed ei taha seal olla, kuna nad tulevad õigeks ajaks rongi peale ja lähevad sealt pärast kohe ära ja seda väljakut ei ole mitte kellelegi vaja, et see on üks suur ruumi raiskamine, et parem siis nagu parkigem seal ja et mis te jamate, et park on ju kohe kõrval, see Kuperjanovi park. Ja nüüd, kui praegu vaadata, et siis inimesed ikka päris palju kasutavad seda ja nad ootavadki sealt, tulevad üksteisele vastu sinna rongi peale ja nüüd on tekkinud sinna ka juba üks kultuur, mis inimestele väga meeldib ja et ta töötab nagu väga hea avalik väliruum. Maastikuarhitektuuri olulisus viimasel ajal võib-olla ongi üks suur arhitektuuri kui nähtuse niisugune positiivne võit, et on hakatud tähtsustama seda, mis jääb hoonest väljapoole. Kas me näeme hoonet ja seda ümbrust tervikuna või hoone ümber tekkivat avalikku ruumi nagu ühtse tervikuna? Täna on tegelikult väga huvitav mõtelda tagasi aasta 2012 peale, kui me seda Vaksali väljaku projekti hakkasime vedama, et need väärtushinnangud on täna totaalselt muutunud tõesti. Ja kui toona pidi veel selgitama isegi mõistet, mis on avalik ruum, mis asi on sotsiaalne ruum, et siis täna me seda tegema ei pea. Täna see ikkagi töötab teistmoodi, et arendajad saavad aru, et väliruum rikastab arhitektuuri kõvasti ja ta võib ka arhitektuurile väga palju halba teha, et selles mõttes sa pead ikkagi selle peale algusest peale mõtlema, sa pead mõtlema, keda sa tahad oma väliruumiga tegelema ja et selles mõttes on tõesti muutus on toimunud ja head väliruumi tekib järjest rohkem. Tajuruumil oli esitatud sellel aastal väga mitu tööd ja need tööd kõik olid tugevad ja seda kõike žürii vaatas ja leidis, et sellel aastal on Tajuruum see, keda tuleb tunnustada nende väga hea ja hea kvaliteediga maastikuarhitektuuri tegemise eest. Tajuruum sündis 2011. aastal. Me tegelikult oleme kõik kursusekaaslased, see Tajuruumi tuumik nii-öelda ja siis tekkis meil idee, et me tahaks teha Eestis maastikuarhitektuuri selliselt, nagu meie kujutame ette, et on hea ruum ja siis tundus, et see kõige õigem väljund on hakata ikkagi ise seda asja ajama. Kui me alustasime ettevõtlusega ja Tajuruumiga, siis tegelikult turg soosis hästi palju planeeringuid ja meie visioon ei olnud
hakata ainult planeeringuid tegema, et meie soovisime ikkagi projekteerida ja tegeleda avaliku ruumiga just otse. Minu jaoks kõige põnevamad projektid on sellised, mis kutsuvad just selle välisruumi programmi üle mõtlema, kus ongi palju lahtisi otsi, kellele ja mida üldse tuleks pakkuda. Eriti veel praegu, kus me näeme aina rohkem inimesi ka tubaseks jäämas, siis peaks need meelitama see välisruum. No, eelmise aasta projektidest ise tooksin välja näiteks Naerumaa lasteaia Tartu kesklinnas. Naerumaal on selgelt jäetud võimalus linnalastel tulla ja mängida. Nii väiksematel lastel kui siis on seal loodud ka võimalus rullatajatel ja lauatennist mängida. Ja mis me nagu leidsime, et oli huvitav, et ka autode parkimine selle lasteaia ees, see kuidagi üldse ei seganud seda keskkonda, ta sulandus sinna. Detailplaneering nägi siia maja ette üsna suure parkimisala ja selle me tegime umbes poole väiksemaks, viisime osad parkimiskohad tänava äärde. Sellega võitsime siis üldse oluliselt ruumi maja ette juurde, et siia siis sellist mänguala kujundada. Ja funktsionaalses plaanis näeme siin küllaltki abstraktseid, lihtsaid mängulisi vorme, mis võimaldavad ka rulatamist, muud trikitamist palju integreeritumal kujul. Ehk et ka seda me ei peaks võib-olla pakkuma vaid eraldi ette nähtud skateparkides, vaid rulatatamist, üldse sellist noorte eneseliigutamist peaks nägema linnaruumis integreeritumana. Selline sulandumine ruumi ja võib-olla selle piiri mitte tajumine, kui sa seal keskkonnas liigud, et see ei ole see, et sa astud justkui üle projektala piiri, vaid et see laieneb kuidagi linnaruumi. Ja siis seesama kaasamine, et mõeldakse erinevatele inimestele, püütakse neid siis ka hõlmata sellesse, mida nad toimetavad ja teevad, et see kindlasti on nende nägu. Avalikus ruumis sa pead mõtlema erinevate liiklusvahendite peale, sa pead mõtlema erinevate inimeste peale, neljajalgsete peale, putukate peale, taimede peale, et sa saad selle kogu terviku lihtsalt ühes ruumis. Välisruumis ollakse tihti harjutud asju teineteisest eraldama. Siin nurgas mängivad lapsed, seal kuskil taga on vanurid, joodikutega ei tohiks üldse tegeleda ja nii edasi. Praegune väljakutse ongi need asju omavahel võimalikult siduda. Öeldakse, et hästi toimiv linnaruum on selline, kus ühe pinnaühiku juures võimalikult paljud erinevad inimesed erinevas vanuses, kultuurilises kuuluvuses saavad seal hästi hakkama. Ei ole sellist välistamist või kellegi kuhugi lükkamist. Ja ilmselt see ongi üks suurimaid väljakutseid. Think of architecture as an art of organizing space, and that includes not only big buildings, but that includes also outdoor spaces which we people create or change. That includes also smaller objects, and in this case, smaller forms of architecture. What is good public space, in my opinion, is the one which invites people to come out from indoors and to be outdoors. I think Totem is such a thing which invites people to be outdoors.
see oli peaaegu aasta aega tagasi, kui toimus siis arhitektuurikonkurss Winnipegi linna ja nad otsisid siis enda jõejääle, talvisele jõejääle sellist sooja saamise kohta. Ja meie selle installatsiooni eesmärk oli siis selles, et inimene individuaalselt saaks seda ruumi kogeda, mida me oleme sinna loonud. Meil on 2 sellist 5-meetrist torni, mille sees olid siis erinevad tasandid ja inimene, kes seda siis läbib, ta mahub sinna põhimõtteliselt ainult üksinda, see on selline teekond iseendaga. Et mul on võimalik siis siit sisse pugeda sellisest madalast avausest ja siis mööda erinevaid astmeid, mis lähevad siis erinevalt pidi, saab siis sealt ülesse, sealt ülevalt avaneb siis hea vaade siis ümbritsevale loodusele. And someone who you don't know climbs up in the other totem and you can start conversation. So architecture helps to start conversation between strangers maybe or friends. Arhitektuur ei ole ainult majad, arhitektuur on süsteem kogu elu toimimisest. Et arhitektina on meil võimalus luua ja sekkuda nii paljudesse erinevatesse valdkondadesse ja seda oma teadmistega siis kujundada. Eisma Harbor Shed is a good example of northern countries architecture. It looks very modern, very contemporary, but it still has some links to the old environment. I mean, old fishermen's houses with black wooden walls. So it's some kind of link between past and today, maybe future. Kui ma esimest korda tulin Eisma sadamasse ja mulle tutvustati siin kunagi olnud, kuid selleks hetkeks täiesti lagunenud kalasadamat, siis üks esimene asi, mis mu tähelepanu köitis, oli üks pisikene viltu vajunud majakene, mille ukse avamise järel sealt seest paistis välja hiigla suur sipelga pesa. See hoone oli üks, mis mind jäi saatma ja mis mulle tundus selle koha vaimu esindavaks. Ja kui nüüd oli teemaks, kuidas teha sadamale abihoone, mis võiks olla samamoodi kalurite ja teiste meresõitjate kasutuses, siis mul ei olnud hetkekski kõhklus, sellest pidi saama sipelgakuuri juurdeehitus. Minu jaoks on selline tore vaadata, kuidas inimesed sinu loodud hoone kasutusse võtavad, et ühel hetkel sa plaanid ja kavandad ja mõtled, et noh, siin saavad olema ainult sellised kalameeste võrgud ja pikad kummikud. Ja siis järgmisel hetkel sa avastad, et tegelikult on osutunud otstarbekaks see ruum kasutusele võtta hoopis teises, samamoodi sadamat toetavas funktsioonis. Nagu siis konkreetselt selles ruumis on näha, on sisse seatud selline mõnus magamisase. See hoone on tehtud lihtne. Ta on tehtud viisil, et ta elaks selles kohas koos ajaga, sulanduks loodusesse, ei torkaks iseseisvalt silma ja et teda saaks kasutada erinevateks funktsioonideks. Et minu jaoks arhitektuuris on alati hästi oluline valgus. See, kuidas valgus liigub
kas siseruumis või ka välisruumis, kuidas tekivad varjud, milline on varjude rütm, milline on pehmem vari, milline on terav vari. Kui me vaatame, siis kõikide nende uste liigutamisega on võimalik muuta siin valguse ja varju mängu, võimalik muuta selle hoone olemust ja sellist tunnetust. I will talk about Sadamaa Harbor fence, which was something, when you see it, you just smile at first. I think what makes this fence smart and what makes us smile is simplicity and awkwardness in the same time, like structural solution of this fence. Piirata on võimalik alati erinevalt, on võimalik panna siis neid traataedu või metallist. Mul oli nagu tunne, et siin võib-olla sellises Rannaküla miljöös seda kõike oleks liiga palju ja seetõttu siis inspireerituna sellistest vanadest roigasaedadest ja võib-olla ka vahel mitte nii kõige sirgemini jooksvatest ja ära vajunud piiretest sündis siis see Eismaa sadama piirete kontseptsioon. Võib-olla arhitekti elukutsel on üks selline hea omadus on see, et see hõlmab endas väga palju teisi erialasid. Et sa paratamatult pead olema võimeline kaasa rääkima nii tehnilistes küsimustes, kui samas ka nagu erinevates loomingulistes küsimustes. Ja võib-olla isiksusele annab see seda, et ei lähe nii kiiresti igavaks. On inimesi, kes tahavad minna milleski väga sügavuti. Nendest saavad tavaliselt kas teadlased või väga head insenerid. On inimesi, keda huvitab maailm selle mitmepalgelisuses, mitmekesisuses. Ma arvan, et arhitekti elukutse kuulub selle teise hulka. Näitusele mõeldes labürindist, mis kannab alapealkirja 50 aastat Eesti graafika triennaale, siis mu meelest kirjutasid kuraatorid koos kujundajatega siin ikkagi kunstiajalugu. Nad kirjutasid kunstiajalugu, nad olid selle struktureerinud, nad olid need tööd välja valinud, sellepärast et peale siis Grand Prix nii-öelda teoste, mida siis aastakümnete jooksul on iga kord ju jagatud, olid eksponeeritud ka marginaalsemad teosed, ehk siis need teosed, mis selles ajahetkes võisid samuti olla väga olulised. Meile kuidagi tundus see selline intrigeeriv nüanss asja juures, et ahaa, et siin on tööd, mida ei ole küll auhinnatud, aga samas ta on Eesti kunstimaailma, kunstimaastikku nagu päris palju mõjutanud tööd. Et siis me tahtsimegi rõhutada võib-olla neid töid siis isegi natuke rohkem. Sest meie see lähtekoht oli suhteliselt lihtne jagada nad 2 näituseks samas ruumis, aga mitte, et panna, et meil on üks näitus ühes boksis, teine teises, vaid et kuidagi põimida neid võimalikult kokku. Ja selle kuidagi väga loomulik lahendus oli see, et me kasutamise terminit ridade vahel. Et kui me need graafikatriennaalidel auhinnatud tööd niimoodi võib-olla traditsioonilisemalt ilusa valge seina peal kõik ära näitasime, siis need tööd, mis jäid auhindamata, et siis need me paigutasime nii-öelda ridade vahele. Sellest kunstiajaloo materjali labürindist, mis oli ära pakitud nii kuraatorite kui ka siis kujundajate poolt läbi kõndides võis tõepoolest saada siis niisuguse
ajalisruumilise arusaama sellest, kuidas graafikakunst arenes. Ja graafika on ju tegelikult väga huvitav kunstilik nõukogude perioodil eriti, sellepärast et graafikas oli lubatud eksperimenteerimine kindlasti palju rohkem kui maalikunstis või skulptuuris, mis olid palju rangema kontrolli all ja selles mõttes oli see ka palju avangardsev. Kindlasti nagu kunstil eri ajastutel on väga erinev keel, et see kas sa teed näitust 18. sajandi töödest või sa teed näitust 21. sajandi, siis 2010 pluss töödest, nende ruumivajadused on väga erinevad. Siuke 18. sajandi maal, seda saad nagu laduda peaaegu nagu terve seina täis, kuivõrd mida aeg edasi, seda rohkem ruumi on vaja tööl endale, et tal on teised väljendusviisid, see on väga spetsiifiline, kuidas see töö peab olema esitatud, kas ta peab olema kuskil seina peal või peab ta olema maa peal. Ja õnneks nagu kunsti see hea omadus, et ta ikkagi inspireerib piisavalt palju, et see näituse kujunduse lisamine on pigem nagu juba ette seal ära tehtud, et see antakse võimalus sulle lihtsalt midagi noppida ja see nagu kuidagi ruumis ära vormistada. Selle ekspositsiooni kujunduse puhul on tõepoolest lastud rääkida nendel teostel. Ehk siis mu meelest juhtub mõnikord siiski ka nii, et on üle kujundatud, ehk siis kuidagi kujundus on liiga aktiivne ja muide sellel konkursil oli niisuguseid näiteid ka, kus kujundus ise oli märksa atraktiivsem ega jätnud siis väga palju ruumi sellele, mida eksponeeritakse. Et kindlasti selle labürindi näituse puhul see nii ei olnud, vaid seal oli tõesti õhku ruumi, seal oli sellist ratsionaalsust, mis lubas siis nendel teostel endil esile tulla. Mitte ainult siis filmimuuseumi hoone, vaid nüüd juba võiks rääkida kogu Maarjamäe lossi kompleksist. See on selline kultuuriline fenomen, mis selle filmimuuseumi ehitamisega sai suurejooneliseks tervikuks koos oma välialade, koos uue hoonestusega, koos ajaloolise hoonestusega, et ta moodustab niisuguse ühtse tervikliku ansambli. Ja samas käsitlus tervikuna on ikkagi moodne tänapäevane, nii et võiks öelda, et ta ongi nagu ilusti osavalt, professionaalselt sulatanud uue lahenduse ja vanasse keskkonda, mis vääristab minu meelest oluliselt ka seda vana olemasolevat substantsi. Meie poolne visioon oligi, et need peavad siin ajaluskeskkonnas olema rohkem pigem taustaks ja fooniks ja me olemegi tükeldanud väiksemaks tükkideks, et see maja nagu näeks väiksem välja, kui ta tegelikult on. Ja nagu konkureeriks ja võistaks siin vanadoonetega, vaid sulanduks ilusasti keskkonda. Et kui oleks siin 150 meetrit pikk rodumaja, siis see oleks ka üsna kõrge tulnud, et kõike seda ära mahutada, et siis me tulimegi maa sisse ja siis mingite osadega maa peale ja hoidsime joont, et me ei lähe ajaloolisest hoonestusest kõrgemale. Sisearhitektide me üritasime hoida sellist, hoida hoones üldiselt sellist neutraalset joont, et kõige rohkem võib-olla sisearhitektuuri ennast väljendus selles kinosaalis, aga mujal on sisearhitektuuril pigem selline toetav roll. Erinevalt näiteks kommertskinost, mis on alati mõeldud parimaks võimalikuks filmi vaatamiseks, on alati nagu selline süsimust ja märkamatu. Et siin on ikkagi natukene see saal on meelega tehtud hall, et ta oleks tegelikult nagu võimalik aru saada, et sa oled saalis. Siin on ka mõeldud selle peale, et selline, et ta annaks ka mingisuguse ruumi mulje ja ka nagu annaks esteetilist kogemust.
välide ja alade üheks keskseks alaks võiks pidada Eesti kaardikujulist mänguväljaku ala. See on esindatud, kus on esindatud kõik Eesti maakaardile omased maamärgid ja kogu oma teede võrgustikuga. No, võiks öelda, et see arhitektuuri välislahendus on nagu omamoodi julgustükk Eesti suhteliselt konservatiivses arhitektuuripildis. Just ma mõtlen eelkõige seda viimistluse poolt, et seda kortenterast ehk siis seda roostetavat metalli küll inimesed hindavad, kui nad seda näevad nagu huvitavaks, aga kasutamise mõttes kiputakse tast loobuma, kuna kardetakse tema niisugust erilist omadust määrida näiteks või olla kuidagi mingi plekkankaarilik või mingi muu niisugune negatiivne iseloomustus tuleb talle juurde, aga antud juhul niisuguse ajaloolise lossi taustal või kõrval näeb ta välja ootamatult elegantne. Kui vaadata meie seda 2012. aasta võistlustööd, vaadata neid hooneid, siis mitte midagi ei ole muutunud. Et tegelikult me saime realiseerida selle, mis me juba ideekavandiga paika panime. Eks see konkurss ongi ju lõpuks oma ideede katsetamise niisugune platvorm. Et kui sa teeksid igapäevast niisugust pragmaatilist asjalikku tööd, siis su ideed nagu hakkavad vaikselt, kuidas öelda, tuhmuma. Ja konkursitel osalemine annab ikkagi võimaluse neid arhitektuuri niisuguse eesrindlikke ideid ellu viia, sellepärast et konkurss, see töö on just see, mis tuleb realiseerida. Et kui sa teed nagu tavatööd, siis sa võid huvitava idee välja pakkuda, millega ollakse ka nõus, aga kui hakatakse nagu lähenema juba projekteerimise lõppfaasi, kus tulevad ka hinnanumbrid mängu, ehitushinnanumbrid eelkõige, siis võib juhtuda, et see sinu särav idee hakatakse nii-öelda vaikselt neid olulisi kohti nagu kärpima, mida konkursitöö puhul ei saa teha, sest konkursitöö on avalik, žürii on selle välja valinud ja need ideed tuleb ellu viia. Vene-Balti laevatehase ja seda ümbritseva piirkonna näituse ja raamatu premeerimise läbi me tahame tähelepanu pöörata sellele, et mitte ainult uue arhitektuuri loomine, vaid ka meie olemasoleva keskkonna uurimine ja mõtestamine on väga olulised. Ja see on suur töö, mis ühelt poolt muudab meile arusaadavaks ja mõistetavaks tööstusarhitektuuri pärandit, aga ka 20. sajandi alguse elukeskkonda. Aga väga sümpaatne on see, et selle uurimisprojektiga on nad tulnud põhimõtteliselt tänapäevaste arenguteni välja. Kopli ei ole sugugi olnud ainult selline vaeste ja hüljatute ja elu hammasrataste vahele jäänute paik, vaid seal on tegutsenud ka sootuks teistsugused inimesed. Nii et Kopli ajaloos on hästi palju selliseid võib-olla hilisemate raskete aegade kõrval varju jäänud kihistusi, mida aga tasub sealt ajaloo hämarustest uuesti esile tuua ja see võib-olla siis tegigi minu jaoks kõige põnevamaks selle maailma, et niivõrd palju siis selliseid vahvaid arhiiviavastusi selle kaudu avalikkuse ette jõudis. Nüüd raamatusi on siis palju põnevat ajaloolist plaanimaterjali ja fotomaterjali. Üsna ehmatavad on ka pildid siis sellest tootmisprotsessist, kas või nendest mürskudest. Lisaks laeva ehitusele seal avati ka lõhkemürskude, šrapnellide tootmise tsehh ja
siin siis võib tõesti näha, kuidas nad siis neid tuhandeid mürskusid Esimese maailmasõja rinnete jaoks on siin tootnud ja see võtab ikka mõtlema kohe selle inimkonna kurjuse ja selle mastaabi ja selle lätete üle. Selles mõttes on ta ka mitte ainult võib-olla intellektuaalselt huvitav, vaid ka ikkagi emotsionaalselt mõjuv ja paiguti päris ehmatav materjal. Mõned kaadrid mõjuvad niimoodi ühelt poolt natuke ehmatavalt või masendavaltki, sest see, mis seal on juhtunud, see, et seal on nii vähe sellest ajaloost järel, samas võib olla inspireeriv ka, et kuidas nüüd siis luua seal taas mingi ajaloost lähtuv, aga täiesti uus ja erinev ruumiline keskkond. Et keskkond muutub kõnekaks siis ja tähenduslikuks, kui temast midagi teada. Et kui nüüd praegu vaadata seda arendust, mis aktiivselt liinide alal käib, see ei sünni sinna mitte tühjale lehele, vaid see sünnib varasemate kihistuste kohale ja vahele ja see muudab seda keskkonna märksa rikkamaks. Aga kui lihtsalt inimene vaatab, et kusagil tänaval on mingisugused imelikud vanad majad, siis ei kõneta teda, et arhitektuuri uurijal ja ajaloolasel ongi see ülesanne muuta need inimese jaoks kõnekaks. Balti jaama turg ongi märgiline tõesti mitte ainult arhitektuuri poolest, vaid ka selle mentaliteedi hüppe poolest, mis nüüd turuga kaasas käib. Ja sealjuures tehes seda nagu piisavalt delikaatselt, et ei ole ka üleni ülearu keskklassistatud või puhtalt hipsterite ruumiks muudetud, mis ju oleks võinud seal ka juhtuda. Et seal on väga kenasti leitud nende erinevate külgede, erinevate kasutajate vahel tasakaal. Meie eesmärk oli, et tehes uut turgu ei kaotaks ära seda turule omast sellist suurt avatud ruumi, ei tekiks sellist nagu kaubanduskeskuse tunnetust, et seda me tegelikult kartsime alguses kõige rohkem. Et see turg ei oleks selline ühtlaselt välja peetud, ilus, disainitud objekt, vaid siin ongi rentnikel suhteliselt vabad käed, et kes tahab, värvib oma kioskiga osaks või kaunistab muud moodi, et selline vabadus on siin olemas, et ongi vaba ja kerge tunne. Selleks, et aru saada üldse, millised siis kaasaegsed turud välja näevad, me tegime erinevaid uurimusi, vaatasime, mis maailmas toimub. Et näiteks kui vaadata seda tänavatoidu osa, mis järjest laieneb, siis see mõte puhtalt tuli sealt Londonist, kus tegelikult näiteks Camdeni turul või siis Borough Marketil, kui minna sinna lõunaaeg, siis on näha, kuidas kõik üliõpilased ja noored on sinna kokku kogunenud ja tegelikult saad aru, et toit on nagu põhiline, mis toob rahvast kokku ja loob seda meeleolu. Oluline on see, et liikudes selles ruumis ma ühtepidi mul on võimalus ära eksida, see on see turuvõlu, et ma tegelikult hakkan kulgema, mitte ei liigu punktist A punkti B hästi suunatult.
aga teistpidi jälle ma näen nagu hoonest läbi, et ma näen alt üles, mis toimub ülemistel korrustel, ma näen horisontaalis läbi väliruumi näiteks, mis toimub seal kioskite vahel, et oleks sellist sõredust ja mul on üks avastamisrõõm, et turg on ikka niisugune avastamise koht, ma arvan. See on hästi iseloomulik koht meie eesmärgist saavutada siis avarust, visuaalset ühenduvust erinevate koguste vahel, põnevaid vaateid, loomulikku valgust saab tänu sellele ruumilisele liigendusele siin luua. Balti jaama turg on kindlasti selline objekt, mille tähendus linnaruumis on väga mitmekihiline ja me sealjuures tahtsime premeerimisega esile tõsta nii arhitektuuri kui ka sellist sotsiaalset ruumi, mida ta selles asukohas tekitab. Et kui me tuleme Balti jaama poolt sisse, siis meil on hommikuväljak, sest lihtsalt seal on hommikupäike ja kui me läheme teiselt poolt välja, on õhtuväljak. Ja me tahtsime luua sellist olukorda, kus majal oleks võimalikult palju sissepääse ja maja oleks lähenetav eri külgedest. Et ei tekiks seda momenti, et inimesed kõnnivad ümber maja ja ei leia üles, kust sisse saab. Ja minu jaoks oli väga suur õnnestumine see, et rajati see niinimetatud jalakäijate ülesõit või rattaga ülesõit või läbipääs siis siit Reisjate tänavalt Kopli tänavale. Ja see sai ka haljastatud. Ja seal on väga toredad terrassid, laste mänguväljak ja nii edasi, mis tegelikult suvel või ilusa ilmaga leiab suurt kasutust. Et selles mõttes jah, avalik ruum ikkagi lähtub inimesest. Ja ma arvan, et kui turg, kui avalik ruum, selles ma arvan, et me siin ikkagi õnnestusime selle kontseptsiooniga, et mulle tundub, et inimesed tunnevad ennast hästi siin. Palverändurite maja kujundamisel mõjutas nii mind kui ka tegelikult tegemist on meeskonnatööga kõiki meid kindlasti see asukoht. Tegemist on Lõuna-Eestiga, mis Tallinna inimesele on juba natuke eksootiline, kes siia kanti ei satu. Ja muidugi see koht siis lokaalsemalt ise, et selle hoone asumine palverännu asukohas, vanas Vastseliina piiskopi linnuses, väga kaunis jõeorus, nii et siin on sellised kultuuriline taust kui ka see looduskontekst väga suurteks mõjutajateks. The project was a very totality of architecture from the placing in the landscape to the outer form and the materiality in the connection to the historic castle, down to very small details, like even the hooks where you hang your jacket. It managed to be a modern building with materials and forms, but at the same time being somehow medieval also. Tegemist on kahekordse hoonega, kuid vaadates siit nii-öelda linnusesiselt platsilt seda, siis on näha vaid üks korrus. Seetõttu, et maja on süvistatud või uputatud sellesse nõlva. Hoone loomisel need vaated on väga olulised olnud just välis- ja siseruumi seose pärast ja antud asukohas ongi nii-öelda siis kõige suure joonelisem see vaade sellele oja orule ja
Olles tegelikult selle hoone konsooli peal, siis ütleme, selline lähteidee oligi selline orus või oru kohal pea et hõljuv selline vaatepositsioon. Tihti ekspositsiooni või ruumides üritatakse eraldada sise- ja välisruumi, et keskenduda ainult ekspositsioonile. Siin see tundus pigem vastupidi, et me peame ikkagi ühendama sise- ja välisruumi, et siin on tegemist väga tugeva tervikuga, et see linnus ikkagi on nii erilise koha peal ja see linnus ise tuleb läbi akende nagu hoonesse sisse, tuletades meelde, et milleks see hoone on loodud siia või millest ta räägib. What I liked in general about the building was the fact that the architecture stays in the background and doesn't jump on your face, so it lets the visitor become aware of the medieval artifacts and smells even, and can touch the things and even take a bath. It's very hard to describe because architecture is a kind of a total atmosphere when you are inside it. So that's how I felt, that I'm inside a modern building, but somehow I'm traveling in history. Ma käisin koolis vanalinnas ja ma käisin mööda ühest uksest aastaid, kuid peale remonti avastati selle uksekäigu siis seina seest üks trepp ja see motiiv on mulle väga meelde jäänud ja mind selles mõttes mõjutanud ja inspireerinud ka selle hoone puhul, et seinad, mis täna tihti moodsas ehituses on väga õhukesed, enam ei peida enda sees selliseid väikseid üllatusi, mida on võimalik leida vanemate hoonete puhul, kus seinad on nii paksud, et sinna võib ka väikse salakäigu või trepi rajada. What's happening these days, which is very clear, is that architecture does become, and our culture does become a little bit more similar everywhere in the world. So we are very interconnected. So I would be a little bit serious about the site specificity of the architecture, that it really follows a little bit the local materials and tradition and climate and these kind of things, because it's about diversity of architecture and our own species. In this sense, I think the winner does take care of the local tradition, if you want to use that word, but takes it further. So that's very good. Arhitektuur on kollektiivne looming ja samavõrd kui arhitekti pühendumisest ja oskustest sõltub see sellest, kui nõudlik oskab olla tellija ja kui head on selle ehitajad ja realiseerijad. Et selles suhtes ma arvan, et ka see preemiate üritus aitab ehk kaasa selle teadvustamisele, et hea ruumiline keskkond sünnib siis, kui seda osatakse tahta ja nõuda nii kasutajate kui tellijate poolt. Et meil on tõesti küllaga arhitekte, kes oskaksid seda realiseerida, aga seda peab oskama ka küsida, nõuda ja elementaarseks pidada.